õhtust tänastele webinaris osalejatele. Tegemist on siis webinari viimase mooduliga, milles on teemaks, kuidas üks mäng mõjutab, mis see mängu mõju ja on üheks teemaks ja teiseks teemaks on siis, kuidas viia läbi mängujärgset arutelu. Ja milline võib siis ühe mängu mõju olla, tutvustab meile Helina Harro Tammelinna gümnaasiumist. Palun, Helina. Tervist, mina olen Helina Harro ja ma olen psühholoogiat õppinud Tartu Ülikoolis päris mitu head aastat, lõpetanud sealt magistrikraadiga ning õpingute vahepeal studeerinud ka Ameerika Ühendriikides Põhja-Carolinas Greensboro ülikoolis. Psühholoogina olen töötanud umbkaudu 13 aastat ja oma elust rollimängudega olen ma lausa üle 22 aasta tegelenud, neist 17 aastat ka larparina. Täna endale põneva ülesande arutleda selle üle, milline on larpi psühholoogiline mõju ja ehk on kõige mõistlikum alustada mõne võib-olla juba seni webinaride sarjas kõlanud mõtte ülekordamisega. On täiesti loomulik, et mängimine kui niisugune on loomariigis kõigi õppimise vahend. Te olete kindlasti märganud või näinud koduloomi või miks mitte ka metsloomi mängimas, müramas nii noorloomi omavahel kui ka vanemaid loomi noortega. See on protsess, mille käigus nad õpivad üksteisega suhtlema ja sotsialiseeruvad, leides oma rolli, avastades üksteise piire, seda, mis sobib ja mis ei ole üldse mitte sobilik. Ega see inimestel midagi eriti teisiti ei ole. On üsna loomulik, et me õpime mängima ja olema mängudes erinevates rollides, üksteise pealt vaadates, üksteise käest õppides ja kohati ka päris intuitiivselt. Kes meist ei oleks mänginud peitust näiteks, kus on selged rollid? Või sealt juba edasi tõsisem rollimäng, näiteks pätid ja politsei. Ka kodumäng või arstimäng, ükskõik mille imiteerimine, kool, õpetajaks õpilaseks olemine, poe mängimine. Nendes kõigis mängudes võtavad lapsed esmalt endale ette nähtud, kuuldud rollid ja selle, kuidas nemad aru saavad, et mida selles rollis tegema peaks ja kuidas. Aastate vältel need samad mängud võivad aga juba muutuda oluliselt keerukamateks, kus hakatakse improviseerima, läbi viima näiteks kõnelusi, läbirääkimisi, püüdes saavutada mingisuguseid oma isiklikke eesmärke ja neid võib juba selgelt pidada ka täiesti meie mõistes rollimängudeks. Rollimängud, ükskõik kas nad on spontaansed, lapselikud või täiskasvanulikud, on nad jutustavad ehk näiteks laua taga mängitavad rollimängud või sotsiaalsed, nagu näiteks larp, kus me tuleme kokku ja kõik koos omavahel mängime. Neil on alati psühholoogiline mõju. Ei ole võimalik mänguga, eriti rollimänguga, aju kuidagi mitte mõjutada. Hästi kiiresti paar sõnaga natukene ajaloost, rollimängu ajaloost psühholoogia kontekstis. Esimene rollimängu kui niisuguse nimetamine sellises psühholoogialases nii-öelda teaduskirjanduses oli juba 1943. aastal ja seda siis viitena 20. sajandi esimese veerandi raames välja arendatud psühhodraamale, millest me ehk võib-olla pärastpoole ka paar sõna natuke pikemalt räägime. 20. sajandi keskpaigal ilmus juba härrade Rotteri ja Wickensi artikkel, kus nad tutvustasid rollimängu kui käitumuslikku meetodit agressiivsuse hindamiseks. Ja nad ise ka aasta hiljem ühes artiklis defineerisid ära enda jaoks või kuidas nemad kirjeldavad, mis asi on rollimäng ja selle võib-olla võtmekohad seisnesid selles, et rollimängus tuleb inimesel, nende pool katseisikul, mängida antud rolli nii loomulikult kui võimalik ja rolli tuli kirjeldada nii minimaalselt kui võimalik sellele mängijale. Ning mängijatel pidi olema suur vabadus ise oma otsuseid vastu võtta, rollis reageerida ja rollimängu kujundada. 20. sajandi teises pooles hakati eeskätt hariduses ja sotsiaalpsühholoogias rollimänge kui niisuguseid kasutama hoiakute kujunemise uurimisel. Sealt edasi on rollimänge uuritud võrdlemisi vähe ja harva
aga ilmselt nüüd juba vaikselt kiirenevas tempos. Tutvustaksin hea meelega rollimängude mõju, võib-olla ütleme laias laastus sellised 4 erineva psühholoogilise lähenemise või vaatenurga alt, sest et psühholoogia kui niisugune distsipliinina jaguneb veel väga palju rohkemateks sektsioonideks, aga võtame siis 4 erineva nurga alt lähenemise. Esmalt see, et arengupsühholoogilise vaatenurga alt on mängul, aga ka väga selgelt rollimängul hästi oluline koht meie väljakujunemisel. Erinevate rollide läbimängimine, väljamängimine, nende võtmine, näiteks kas või selles samas peituse mängus või hiljem kodumängus suurendab ja toetab laste arengut just nimelt eeskätt selles etapis, kus nende enesekeskne egotsentriline maailmapilt vaikselt hakkab taanduma ja areneb nende võime kujutada ette, et teistel inimestel on ka mingisugused mõtted ja tunded, millest tuleneb nende käitumine ja et millised need mõtted, tunded ja sellest tulenev käitumine võiks olla. Näiteks võib tekkida arusaam, et kui ma nüüd veel väga palju karjun, siis mu ema ärritub ja võib minu peale karjuda vastu. See on selle protsessi väljakujunemine toetab hilisemat empaatia arengut ja abstraktse mõtlemise väljakujunemist, mida peetakse juba selliseks kõrgemat sorti arengutasemeks. Ühtlasi juba natukene võib-olla vanemas eas ehk teismeeas näiteks on võimalikel rollimängudel rollide võtmisel hästi suur osa meie identiteedi kujunemisel. Rollimängud pakuvad võimalust katsetada, proovida piire, erinevaid situatsioone kogeda ja niikaua, kui tegemist on mänguga, mitte liiga tõsiste tagajärgedega. Ühtlasi sellise identiteedi arengu juures on väga tähtsal kohal võime ja võimalus siis panna proovile ja uurida iseenda tõekspidamisi, uskumusi, hoiakuid, sest see on see faas, kus teismeline või nooruk vaikselt oma vanemate väärtusruumist ja süsteemist selles mõttes eraldub, et kujuneb välja tema enda oma, mis ei pruugi vanemate omast väga palju erineda, aga just nimelt see tema enda uskumused, tema enda süsteemi väljakujunemine on väga olulisel kohal selles vanuses. On mõningaid üksikuid näiteid kirjanduses ka sellest, et näiteks erivajadustega inimeste puhul on erinevaid rollimänge kasutatud enesetõhususe ja impulsikontrolli arendamiseks. Enesetõhususe all on siis silmas peetud sellist iseendaga hakkama saamist, oma käitumise juhtimist, oma otsuste, tegevuse kontrolli ja seadmist. Aga kuna need näited on senimaani jäänud võrdlemisi üksikuteks või seesuguseid uuringuid ei ole liiga massiliselt just läbi viidud ja ammugi, kuna neid on pigem läbi viidud eriliste teistmoodi võib-olla klassikalisest normist erinevate inimeste peal, siis neid tulemusi kuidagi laiendada ei saa. Ja seda, et rollimängudel oleks tõepoolest akadeemilisele edule näiteks tõsine, selge, statistiliselt eristuv positiivne mõju ei ole kahjuks veel empiiriliselt suudetud tõestada. Aga üldiselt positiivset emotsiooni läbi mängu õppimine kindlasti pakub ja õppimine on väga tugevalt emotsiooniga seotud. Ehk et ilma igasuguse emotsionaalse seoseta õppimine tavaliselt liiga edukas just ei ole. On oluline lisaks laste arengule rääkida ka tegelikult sellest, et areng ei peatu mitte kunagi. Ja ehk on siis sellises mitte ainult laste ja nooruki eas, aga ka täiskasvanu eas olulised 2 märksõna, milleks on harjutamine ja katsetamine. See tähendab seda, et ka täiskasvanud tegelevad rollimänguga rohkem, kui nad võib-olla ise märkavadki. Ja erinevate rollimängudel on need siis korraldatud ja struktuuriseeritud või rohkem impulsiivsed või kogemata toimuvad, on täheldatud läbi kirjanduse erinevaid positiivseid mõjutegureid. Näiteks kogukonna tekkimist ja kogukonna ja kuuluvustunde suurenemist, probleemi lahendusoskuste paranemist ning oma identiteedi sellist selginemist kohati. Ka eneseteadlikkus on tihtipeale tõusnud,
samuti ka empaatiavõime on arenenud. Saadakse rohkem kogemusi eetiliste ja moraalsete dilemmade üle arutlemisel ning nende lahendamisel ning arendatakse oma professionaalseid ja sotsiaalseid oskusi. On päris tihti arutletud väite üle, et kui erinevaid olukordi läbi mängida, siis sellel on hoiakute muutumisele suurem mõju kui näiteks informatsiooni omandades, seda lugedes või meediast kuuldes. Ja hoiakutel võib silmas pidada ükskõik millist valdkonda, mis parasjagu päevakorras on ja inimestes arvamusi ning seisukohti esile kutsub. Aga seda väidet või postulaati ei ole seni veel suudetud tegelikult tõestada, ehk et vastuolulised on olnud need senised tulemused. Ja samuti ehk on neid uuringuid läbi viidud natukene liiga sellistes laboratoorsetes tingimustes või väikeste inimhulkade peal. Küll aga ei saa mööda vaadata sellest, et simulatsioon kui niisugune on samuti tegelikult rollimäng ja simulatsiooni kasutatakse väga paljudes professionaalsetes keskkondades nii õppe- kui töövahendina. Kindlasti kõige klassikalisem on meie enda kaitsevägi ja seda paljudes riikides sellisel kujul. Aga olgem ausad, kes ei oleks meist läbinud töökohal näiteks tuletõrjeõppust või midagi muud seesugust, mis võib samuti täiesti selgelt rollimäng olla ja on harjutamise ja seetõttu vahel ka katsetamise vahend, mis soodustab meie õppimist. Ehk et õppimine läbi harjutamise ja katsetamise tõstab tõenäosust, et me teame, mida ja kuidas teha mingisugustes erinevates olukordades, kui nad päris eluliselt vastu ette tulevad. Kognitiivse psühholoogia nurgad. Kognitiivne psühholoogia selleks, et kõigepealt olla kõik ühises mõisteruumis, on see psühholoogia, mis tegeleb just nimelt sellega, mis meie ajus ja teadvuses toimub sel ajal, kui me mõtleme, tunneme ja käitume. Väga tihti on kognitiivne psühholoogia ka eksperimentaalne, nii et seda peetakse selliseks kõige rohkem tugevaid teaduslikke argumente loovaks või toovaks psühholoogia haruks. Näiteks on uuritud ja leitud, et kui inimene jälgib ekraanil mingisugust näiteks videoklippi, jälgib ekraanil kellegi liikumist või inimeste omavahelist suhtlemist, siis tema erinevates närviteedes ehk neuraalses võrgustikus on väga suur kattuvus aktivatsiooni mõttes nende piirkondadega, mis aktiveeruvad ka siis, kui inimene neid olukordi või sellist liikumist ise läbi kogeks, käituks, teeks. Sarnane väga suur närvivõrkude kattumine esineb ka siis, kui me näiteks lugusid, mingisuguseid jutustusi jälgime ja püüame nende sisu mõista versus ise olles sarnases olukorras näiteks ise suheldes kellegagi. Seda fenomeni võib ka nimetada peegeldamiseks, et kuulates kellegi teise lugu, peegeldame me seda kogemust läbi iseenda ja ajus aktiveeruvad samad piirkonnad mõlemal juhul väga suurel määral. Ehk et võib tekkida selline hüpotees, et kui ma kuulan lugu ja püüan seda mõista, siis kas ma harjutan seda olukorda mõttes läbi. Lisaks on leitud, et mida olulisemaks või enda jaoks või endaga kokkulangevamaks, oma eluga, oma isiklike mõtete, tunnete ja kogemustega kokkulangevamaks inimene mingisugust tehislikku olukorda peab, seda reaalsemana ta seda tajub. Siin võib võib-olla tuua sellise paralleeli märkamise ja tähelepanu vahel. Et võib-olla mõned teavad, on tundnud, et kui nad on äsja kellegagi romantiliselt mõttes kokku saanud või kui nad on kellelegi lahku läinud, siis on suure tõenäosusega palju lihtsam märgata, kui palju paare ümberringi on tänaval, poes, restoranis, kus iganes. Sellepärast, et selle konkreetse teema või valdkonna suhtes, selle konkreetse stiimuli märkamise suhtes on meil teravdatud tähelepanu läbi oma isikliku kogemuse. Samamoodi võib ka kogemustega olla, et kui ma näiteks mingil põhjusel oma
päris reaalses elus tunnen ennast mõnevõrra abituna näiteks. Ükskõik mis olukorras või mõttes. Aga kui minu abituse tunne on minu jaoks aktuaalne teema, siis võib juhtuda, et näiteks mängus kogetud olukorrad võivad tekitada suuremat hirmu. Ehk et olukorrad, mida me mängus kogeme, kui need kuidagi kõnetavad meid seetõttu, et mingi seesugune teema on parasjagu aktuaalne meie päriselus, siis on need mängus kogetavad hetked oluliselt realistlikumad meie jaoks. Õnneks aga ei tähenda see seda, et inimene tingimata reaalsuse ja väljamõeldud elu segamini ajaks. Et see on omaette teema, mille käsitlemise puhul tuleb olla väga hoolikas, sellepärast et ei ole välistatud, et mõni inimene ajab reaalsust ja väljamõeldud segamini, aga see tavaliselt tähendab, et seal on mingisugune psühhopatoloogiline alus all inimesel, kes üldiselt tunneb ennast reaalsusega kenasti kontaktis olevana, nende kahesegi jäämisega probleemi ei teki. Ja kui rääkida rollimängudest või üldse mängimisest ja psühholoogiast, siis loomulikult ei saa kuidagi mööda minna käitumisest, motivatsioonist või võib-olla pigem siis sellest, kuidas motivatsioon käitumist mõjutab ja suunab. Hästi laias laastus, ja see on tõesti lihtsustatud lähenemine, jagatakse motivatsiooni väliseks ja sisemiseks. Väline on üldiselt esile kutsutud või põhjustatud kas siis mingisugusest soovist mõnda karistust vältida, kasu saada või sotsiaalse surve poolt. Näidetena võib ehk tuua, et karistusena võib olla tajutav näiteks kellegi halvaks panu või millest ilma jäämine. Ja tasuna on kindlasti tajutav näiteks mingisuguses mängus saadvad punktid või leitav parandus või just nimelt tunnustus näiteks oma käitumise või millegi muu eest. Ja sotsiaalne surve võib olla siis nii surve erineda massist näiteks kui ka konformsuse suunas ehk et just nimelt kokku kuuluda, olla sarnane teistega. Enamasti, kui räägitakse sotsiaalsest survest, siis inimesed arvavad, et see peab olema surve olla samasugune nagu teised, aga see ei pruugi alati igas kogukonnas või grupis või mängu raames alati nii olla. Ehk et sotsiaalne surve võib olla ükskõik mis suunaline, aga kui selle surve raames siis selgelt antakse hinnanguid või soodustatakse ühte või teistsugust käitumist, siis see ka väliselt kindlasti motiveerib meid mingil moel käituma, olema, tegema, mõtlema. Sisemine motivatsioon tuleb tavaliselt meie enda tahtest midagi teha ja see omakorda tuleb naudingust midagi teha. Ehk et mingisugune tegevus pakub meile rõõmu, heaolutunnet. Rollimängude puhul võib see sisemine heaolutunne tulla näiteks tugevast mängu sisseelamisest, mida nimetatakse keerulise sõnaga immersiooniks või siis nagu täna üks hea sõber pakkus ka elandumiseks. Ka uudishimu. Uudishimu on väga tugev motivaator üldse inimeste ja tegelikult ka loomade käitumises. Muuhulgas rottide uudishimu järgi tihtipeale ka ennustatakse nende sellist võib-olla võib nii öelda, et vaimset võimekust. Uudishimu on väga suurelt taganttõukav jõud. Üllatus kui ajule stimulatsiooni pakkuv kogemus. Kompetentsuse kogemus. Kui ma tunnen, et ma sain millegagi hästi hakkama ja mul ei pruugi seda kogemust niisama mänguväliselt iga kord või niisama lihtsalt ette tulla. Autonoomia ehk et ma saan ise juhtida nii oma tegevust, endaga toimuvat, enda ümber toimuvat. Mul on rohkem valikuvõimalusi. See on samuti väga suur motivatsiooniline jõud. Ja samastumine. Kui ma tunnen, et see teema või tegelane või toimuv kõnetab mind ja ma saan mingisuguseid mõtteid või tundeid üle kanda, kas siis mängust päriselust mängu, on need siis kas või lihtsalt emotsioonid puhta rõõmu kujul või juba mingisugused veelgi sügavamad mõtted ja tunded. Omaette teema on see, et kas kellegi jaoks on taganttõukav jõud positiivses ja negatiivses mõttes nii-öelda tajutav mängu võitmine või kaotamine. Väga palju mänge
lauamänge, arvutimänge, mida iganes, on suunatud just nimelt sellele, et mängija peaks võitma. Võitmine on tasu ja see on nii sisemine kui välimine motivaator. Vahel ma võidu eest justkui saan midagi kellegi käest. Teiselt poolt on kindlasti väga hea saavutuse tunne, kui ma olen midagi võitnud. Teiselt poolt võib aga mängu kaotamine olla samuti rahuldust pakkuv, kui läbi selle kogetakse mingisugust suurt emotsiooni, teist tunnustust, elatakse läbi mõnda dramaatilist hetke, mida seni on kogetud vaid filmi või raamatu vahendusel või mingil muul taolisel moel. Kõik, mis meid motiveerib või tõukab, tegelikult suunab meid mingil moel käituma. Ja oleme me siis rollis või rollist väljas, motivatsioonidel on suur jõud. Kliiniline psühholoogia on selline vaatenurk, mille alt inimestele tihti meeldib asju vaadata või see tundub vähemalt põnev. Võib-olla siis tavaliselt teemalt vaatajale psühholoogia veel kõige sellisem põnevam valdkond üldse. Kui ma ajaloost rääkisin natukene, siis ma mainisin, et juba 20. sajandi esimese veerandi sees töötati välja selline lähenemine nagu psühhodraama. Psühhodraama on selline terapeutiline meetod, mida viiakse läbi kogenud juhendaja järelevalve all kindlasti grupisituatsioonis. Ja selle käigus tavaliselt siis grupiliikmete abiga mängitakse parasjagu ühe isiku kas mingisuguseid minevikusündmusi, elamusi, kogemusi läbi, püüdes neile leida mingisugust lahendust, mingisugust nii-öelda resolutsiooni kuidagi, mis aitaks siis nende kas siis sündmuste või mõtete tunnetega toime tulla. Psühhodraama oma olemuselt on tegelikult ju ka rollimäng. Lihtsalt seal on päris palju rohkem reegleid. Aga rohkem otseselt sellist rollimängu kui niisugust niimoodi dokumenteeritult või kliiniliselt heaks kiidetult mingisuguse terapeutilise meetodina ei kasutata, mis aga ei tähenda seda, et nii mõnigi kliinitsist või terapeut seda siiski muude lähenemiste võtete sees integreeritult ei teeks. Tegelikult kasutatakse erinevates rollides olemist, kellegi teise nii-öelda kingade jalga panemist kliinilises psühholoogias päris tihti. Kui rääkida nüüd uuringutest, mida on tehtud siis rollimängudega seoses või rollimängude raames psühholoogilisest vaatepunktist, võib siis kirjanduse põhjal kokku võtta, et rollimängijate seas üldiselt on näiteks täheldatud vähem sellist mõttetuse tunde tajumist, et kõik on mõttetu, kellelgi või millelgi pole mõtet. Ja seda on siis omistatud asjaolule, et rollimängud tihtipeale pakuvad gruppi või kogukonda või kuuluvustunnet ning pakuvad sellist saavutustunnet läbi mängudes kogetu ja seal õnnestumise. Ühtlasi on ka täheldatud, et rollimängijate seas võib juba eeskätt nooremate rollimängijate seas täheldada suuremat enesetõhusust ehk et oma enda tegevuste planeerimist, süstematiseerimist, kontrolli nende üle suunatud tegevust. Teiselt poolt on leitud korrelatsioon depressiooni ja liigse mängimise vahel ja liigse mängimise puhul siis selle konkreetse uuringu raames toodi välja 15+ tundi nädalas. Ja siin ei olnud mõeldud ainult selgelt mingisuguseid arvuti- või videomänge, vaid just nimelt ka rollimänge. Ja just nimelt olid kõrgemad depressiooni ja üksindustunde näitajad. Nüüd aga tuleb tähele panna, nii nagu kõigi igasuguste uuringute puhul alati, et korrelatsioon ehk kokkulangus, mida rohkem mängin, seda depressiivsem või üksikum olen, ei tähenda põhjuslikkust. Et see ei tähenda tingimata seda, et kui ma nüüd olen hästi palju mänginud sel nädalal, et siis ma tingimata olen pärast depressiivne või üksik, vaid et kokkulangevus võib alati olla hoopis millegi kolmanda tulem või siis teistpidise suunaga seos. Ehk et me tegelikult ei tea, kas suur mängimine või väga pikalt mängimine on siis näiteks depressiivsuse ja üksinduse tulem või põhjus. Ja siinkohal võib-olla tasub mainida ka seda, et rollimängud on üks neid vahendeid, mis võimaldavad ka sellist eskapismi ehk et reaalsusest või päriselust põgenemist, kas siis lühiajaliselt või pikemaajaliselt. Rollimängud ei ole kindlasti ainus vahend selleks. Selleks võivad olla
filmide või sarjade vaatamine, erinevad teised mängud, telekavideomängud, raamatute lugemine või kas või lihtsalt maalimine või omaenda mõtetes olemine. Ja tegelikult see eskapism või reaalsusest põgenemine ei ole ka tingimata asi, mida peaks vältima või mis oleks halb. See on vaheldust pakkuv, fantaasia arengut soodustav ajuti ja võib olla vägagi terapeutiline vahend. Igasuguste murede puhul tuleb jälgida lihtsalt seda, et tegemist on probleemiga siis, kui see hakkab päriselus reaalsusest toimetamist ja toimetulekut kuidagi häirima või segama. Ühtlasi on uuritud natukene ka seda, et kui rollimängudes tegeletakse väga keeruliste või emotsionaalselt kõnetavate teemadega, on selleks siis vägivald, seksuaalsus, traumad, eriti kui rollimänge kasutataksegi näiteks seesuguste teemade kas lahkamiseks või kuidagi analüüsimiseks. Siis selleks on välja arendatud erinevad turvavõtted, mida kasutatakse ka tegelikult suurte seltskondade mängude puhul, nii-öelda organiseeritud larpide puhul. Kindlasti on olemas turvasõnad, millega mängija saab ennast distantseerida või mängu enda jaoks katkestada, vajadusel vahel ka kõigi teiste jaoks. On võib-olla olemas kas sümbolid või mingisugused märgid, mida kasutades saab ennast olukorrast distantseerida või nii-öelda jupi mängust enda jaoks vahet välja võtta. Ja kindlasti on võimalik erinevate arutelude või tegevuste kaudu nii mängu sisseelamist või sealt välja tulemist teha etapiviisiliselt samm-sammult ja juhendatud ja järelevalvatult. Ja sellest, ma saan aru, räägitakse pärast mind juba ilmselt natukene lähemalt. Nüüd, kui sellised 4 võib-olla mingisugust suuremat vaatepunkti psühholoogilisest lähenemisest rollimängudele on üle vaadatud ja läbi käidud, siis võib rääkida natukene sellest, et mida tuleks jälgida siis rolli sisenemisel just nimelt psühholoogilisest aspektist lähtuvalt. Kõigepealt mängu puhul peetakse oluliseks vaimselt emotsionaalset mängu sisenemist. Nimetame me seda siis immersiooniks, elandumiseks, lihtsalt sisse minemiseks. Ja selleks on vaja üldiselt kohanemist 3 asjaga. Uue reaalsusega, uute eesmärkide ja uue identiteediga, mida kirjanduses muuhulgas vahel nimetatakse ka uskumise teestamiseks. See on lihtsalt remark. Nüüd aga oluline selle uue identiteedi sisuliselt ja eesmärkide ning ka reaalsuse omaks võtmisel on see, et me tuleksime toime või väldiksime kognitiivset dissonantsi. Kognitiivne dissonants on see, kui meil tekib vastuolu selle vahel, kahe asja vahel, mida me mõtleme või usume või teame, või ka enama kui 2 asja vahel. Ja siis meil tuleb kuidagi see enda jaoks ära lahendada. Tihtipeale tehakse seda siis kas oma hoiakuid, uskumusi või käitumist muutes või vähendatakse seda kognitiivset dissonantsi õigustamise, süüdistamise või eitamise läbi. Üks võib-olla kõige tüüpilisemaid ja lihtsaid näiteid, mida siinkohal tuuakse, on see, et inimese käitumises sisaldub see, et ta suitsetab. See on tema harjumus. Ja samas on tal teadmine, et suitsetamine kahjustab tervist ja võib põhjustada surmavat haigust. Ometi, ja nüüd on ta tegelikult just nagu 2 rada. Tal on võimalus oma käitumist muuta ehk suitsetamine lõpetada ja kui ta seda teha ei soovi, mida väga paljud suitsetajad ei soovi teha, siis palju tüüpilisem on näiteks oma uskumuste muutmine. Et võib-olla see ikkagi päris nii ohtlik ei ole, statistikat saab alati väänata, seda saab kuidagi muuta. Ja on käitumise õigustamine. Ma suitsetan nii vähe, see 1 sigaret päevas ei tee õieti midagi. Või eitamisega, et minule see ikka midagi ei tee. Mul vanaisa ka suitsetas ja tema suri ikka hoopis millessegi muusse. Ma ei tea, kukkus kusagilt alla. Aga et tegelikult siis inimene üldiselt ei tule toime sellega, kui tema siis kas käitumine või uskumused
või tunded omavahel hästi kokku ei sobitu ja ühel, teisel või kuuendal viisil ta seda dissonantsi ehk et ebakõla siis püüab kindlasti vähendada või lausa ära likvideerida. Ja seesama toimub tegelikult ka rolli sisse minnes ehk et erinevate rollide oma päris mina ja oma tegelase vahel liikudes. Kuna kõigi meie tegelaste eesmärgid ja identiteet on siiski mingil määral segu mängusisesest ja mänguvälisest, siis üks viise ja võtteid erinevate lahkhelide vähendamiseks või kaotamiseks, eriti just mängude puhul, on võte, mida nimetatakse alibiks. Ehk et näiteks sellised mõtted, millega me justkui kas siis õigustame või leevendame enda jaoks seda mingisugust ebakõlatunnet. See on ainult mäng või mu tegelane käituks nii, mina mitte, aga minu tegelane peab nii käituma. Nii et seda sorti mõtted on prevaleerivad või eeskätt esile tulevad just nimelt siis, kui meie tegelane ja meie ise ehk minu päris mina ja minu tegelane on justkui sellisel rajal, kus mina ise kindlasti tahaksin käituda hoopis kuidagi teisiti, aga mäng suunab või minu tegelane või miski selles mängus suunab mind käituma mingil teisel moel ja see võib tunduda mulle raske, ebamugav või kuidagi võib-olla isegi kohatu. Lisaks on oluline läbi rääkida mõiste, mida inglise keeles nimetatakse bleed. Eesti keelde on seda võib-olla natuke keeruline tõlkida, aga see võib olla näiteks leke või läbivool või ülekanne. Oluline siinkohal on välja tuua see, et see ülekanne või leke on alati alateadlik. Ehk et see on asi, mida me tegelikult ei kontrolli. Ja see on kahesuunaline fenomen või efekt. Võib olla nii-öelda bleed in ehk et nii-öelda sissevool, mille puhul me võtame oma tegelikkuses, oma päris minas toimuvat ja kanname seda üle oma tegelasse. Näiteks, kui ma näen mängijat, kellega mul võib olla mänguväliselt päriselus on suhe ja ma näen teda mängus kellegi teisega flirtimas või aega koos veetmas ja ma tunnen armukadedust, siis minu tegelane ei pruugi seda ju tegelikult tunda või tal ei pruugi olla põhjust selle tundmiseks, aga minul endal isiklikult võib olla. Ja seega ma võin kanda oma päris tunde üle tegelasse. See muidugi ei tähenda, et tegelane kohe sel ajal käituma peab, aga võib-olla võib juhtuda, et käitub. Ja teistpidi siis bleed out ehk äkki võib-olla näiteks väljavool on siis teistpidine ülekanne, kus siis mängust tekivad tunded või mõtted kanduvad üle päris minusse, päris elulisse olukorda. Näiteks kui mängus mingi karakter on valmistanud mulle pettumuse, näiteks minu tegelast reetnud või alt vedanud ja pärast mängu mul on tunne, et see teine mängija, see päris inimene on mind nüüd siis kuidagi reetnud või alt vedanud. Kuna see leke või läbivool või ülekanne on alateadlik, siis tegelikult ei ole võimalik seda niisama lihtsalt juhtida või ära hoida. Küll aga on väga oluline sellest efektist või fenomenist teadlik olla, sest see soodustab seda, et me märkame seda ja kui me seda märkame, siis me omakorda kindlasti saame juhtida seda, kas me sel ajal käitume või kuidas me sel ajal käitume või mitte. Nüüd aga on ka veel selline siis efekt või fenomen, mida nimetatakse steering inglise keeles ehk juhtimine ja see on nüüd küll teadlik tegevus ja selle raames siis teeb mängija mingisuguseid mängusiseseid tegevusi oma karakteriga, aga teeb neid mänguvälistel põhjustel, mingisugustel isiklike eesmärkide või ambitsioonide najal. Ja see omakorda kindlasti mõjutab mängu kulgu ja samuti jällegi nii juhtimise kui siis ka selle ülekande puhul ei tahaks mina kindlasti anda hinnangut, kas tegemist on millegi hea või halvaga. Mõlema puhul on tegemist lihtsalt fenomeniga, mille suhtes tuleb olla teadlik ja osata seda jälgida nii mängijana kui ka mängujuhina. On mängijad, kes vahel lausa soodustavad või soovivad soodustada läbivoolu efekti või fenomeni kogemist. See ei pruugi kõigi mängijate puhul töötada, sellepärast et meie psüühika on erinevate kogemuste osas erineva vastuvõtlikkusega. Aga mõned võib-olla tüüpilisemad võtted selleks on näiteks sellise iseenda teisiku mängimine näiteks, et kui ma mängin karakterit, kes on väga-väga sarnane või lähedane minu enda päris minaga, siis see ülekanne on väga lihtne tekkima
Ühtlasi igasuguseid erinevaid selliseid psüühilisi barjääre vähendab ka see, kui me oleme väga väsinud või nii-öelda lausa unedeprivatsioonis. Ja samuti on ülekandeefekt kindlasti suurem või tõenäolisem, kui me mängime väga äärmuslike emotsioonidega, kas siis olukordi, mis põhjustavad väga äärmuslikke emotsioone või siis ise kutsumegi endast suuri emotsioone esile vastavalt käitudes ja mõeldes. Ühtlasi on hea ja oluline olla teadlik sellest, et mida sellised emotsionaalsemad on olukorrad või ei pruugi ka tingimata emotsionaalsed olla, siis seda suurem on tõenäosus, et mõni olukord, mängitav situatsioon või karakteri käitumine võib mõnele mängijatest olla justkui selline päätik, inglise keeles siis trigger. Päätikud või triggerid võivad viia inimese tagasi mingisugusesse varasemasse kogemusse või emotsiooni. Tavaliselt viidatakse sellele siiski just nimelt ebameeldiva kogemuse kontekstis. Oluline on, et igal mängijal oleks võimalik ennast sellistest olukordadest taandada ja kas neist eemale hoida või lahkuda, ilma et see kaasa tooks mingisugust negatiivset tagajärge nende jaoks või ka negatiivset tähelepanu. Sest olgem ausad, ükski mängujuht ei saa tegelikult kunagi lõpuni tagada seda, et keegi tema mängijatest mingis olukorras ennast kehvasti ei tunneks. Selle eest vastutada siiski eeskätt iga mängija ise, et ta enda jaoks ebamugavad olukorrad ära tunneb ja oma piire ise tajub ja jälgib. Mängujuht saab lihtsalt võimaldada mehhanisme, millega mängijal on siis võimalik ennast mingisugustest olukordadest eemaldada. Lisaks siis on kirjandus välja toonud selle, ehk et on läbi viidud uuringuid, et mida suurem on mängu sisseelamine ehk elamdumine, seda suurem on emotsionaalne seotus sellega. Tundub loogiline, eks ole? Eks ta on. Emotsionaalne seotus aga omakorda tähendab seda, et see ülekandeefekt ehk mängust pärisellu näiteks või ka päriselust mängu mõtete ja tunnete kaasatoomine on tõenäolisem. Teiselt poolt on siis uuringud tõendanud seda, et kohaloleku efekt ehk et kohalolekule ehk sellele, et ma olen nüüd siin ja praegu ja tajun neid asju, mis on siin ja praegu minu ümber. Et sellele kohalolekule on suurendav või seda kohalolekut tõstev mõju nii elamdumisel ehk mängu sisseelamisel kui ka emotsionaalsel keskkonnal ehk mida emotsionaalsem on keskkond, seda suurem on see kohaloleku efekt või mõju. Nüüd aga, kui keskkonnas on emotsioone või emotsioone esile kutsuvat vähem, siis on sellel mängu sisseelamisel ja seda soodustavatel välistel teguritel, näiteks rekvisiitidel, kostüümidel, muusikal, lõhnal, maitsetel oluliselt suurem mõju. Kui aga emotsionaalset keskkonda on intensiivselt, emotsionaalne keskkond on hästi jõuline, tugev, siis on tegelikult selleks kohalolu tundeks, selleks selles mõttes sisseelamiseks oluliselt vähem selliseid väliseid tegureid või näiteks metafooriat vaja. Ja taaskord selle aspekti olulisus seisab siis selles, et mida suurem on see nii kas siis sisseelamine või siis selles emotsionaalne seotus mingi olukorraga või selle kaasavõtmine sellesse nüüd siin ja praegu tundesse, siis seda suurem on igasugused ülekandeefektid ja seda olulisem on hiljem mängust võib-olla siis selline samm-sammuline ja juhendatud välja tulemine. Nüüd, nagu ma enne mainisin, et probleemid tekivad tegelikult siis, kui mingisugune igapäevaelu funktsionaalsus on häiritud. Ei saa ette panna piire, et mängida tohib nii palju või mängu tohib sisse elada ainult nii palju või tunda võiks ainult sellisel määral. Et võib olla täiesti loomulik, et mõni inimene veedab terve suure portsu oma päevast peaaegu iga päev mingisuguse rolliga tegeledes, mõeldes, kuidas see karakter võiks mingis olukorras käituda, mida ta järgmine kord mängus teha tahaks, valmistudes mänguks, viimasteid mänge läbi elades, rumineerides, meenutades. See võib olla täiesti loomulik ja normaalne, kuni
Selle all ei kannata tema igapäevategevused sotsiaalses mõttes, tema kohustused, toimetulek oma elu ja suhetega. Probleemid tekivad siis, kui igapäevafunktsioonid on häiritud. Ja tegelikult ükskõik, kas siis olles mängija või mängujuht, on võimalik siis ennast ja oma lähedasi lihtsalt jälgida, hoida silma peal ja siis ei ole põhjust muretseda selle pärast, kuidas mängud mõjuvad või ei mõju. Rollist väljumise puhul, kui üldse saab kuidagi seda uurida, mis rollimängud inimesele kaasa toovad või kuidas nad teda mõjutavad, siis on selleks meetodiks fenomenoloogia ehk selline kas siis inimese enesevaatlus, oma meenutuste jagamine, vahetute muljete kirjeldamine. Ja on välja selgitatud ja tõendatud, et lugude jagamine pärast mängu on mängijate jaoks äärmiselt oluline. Et see on võimalus oma suured emotsioonid endast välja elada, saada oma kogemustele mingisugune tähendus või kontekst ümber. See aitab luua või parandada iseenda suhet oma karakterisse ning võib anda võimaluse oma erinevaid olulisi kogetud hetki kuidagi valideerida. Ehk et teiste käest saada kinnitust, et need olidki täpselt nii olulised, nagu mulle näiteks tundus, et need olid. Ja ega vähem oluliseks ei saa pidada ka lihtsalt muljete vahetamist. Nüüd aga üks viimane oluline teema, mille ma siiski veel täna päevakorda tõstatan, on see, et mälu on petlik. See, kas kellegi jutustus või kogetu on nüüd tõde või vale, ei olegi tegelikult kuidagi määratletav. Ehk et kui mängija jagab oma kogemust, siis on oluline olla teadlik sellest, et sellele ei antaks hinnangut, kas tema mälestus mingisugusest olukorrast oli õige või vale. Igasugune mälestus ja kogemuse jagamine annab selle mängija ja temaga toimunu kohta infot. Seda kuulates või kogudes tuleb lihtsalt olla sellest, et mälu on petlik teadlik ja info osas analüütiline. Mälu on petlik sellepärast, et kohe pärast kogetut, õpitud ja midagi muud algab unustamine. Tõesti, kohe momentaalselt algab unustamine. Ja ükskõik, kas mingisugused faktid või infokillud on siis unustatud või polegi neid kunagi tegelikult endale teadvustatud, meie teadvus täidab puuduolevad lüngad alati ise infoga. Siinkohal ma tavaliselt, kui ma sellest teemast räägin, siis ma toon inimestele ühe toreda mängulise näite, mida ma täna kahjuks teha ei saa, kus ma loen ette ühe liiklusõnnetuse kirjelduse, päris uudise, päris uudisportaalist. Ja siis küsin selle uudise kohta inimestelt mõned küsimused ja kui mitte varem, siis vähemalt viimasele küsimusele vastavad inimesed väga enesekindlalt ja siis selgub, et tegelikult ei olnud neid selle vastamise jaoks üldse infot, sest selles uudises seda infot ei olnud. Aga nende aju oli neile selle info juba tekitanud, sest nad kõik kujutasid minu narratiivi, minu etteloetud teksti põhjal seda olukorda ette. Ja kõik info, mida selles uudises siis kirjeldatud ei olnud, näiteks asukoha kirjeldus detailselt, kõike seda kujutasid nad endale ise ette. Ühtlasi meie mälestustes me ka kohe pärast seda, kui me oleme midagi kogenud, mingisuguseid detaile surume alla ja mingeid teisi võimendame. See, mida ja miks, on juba igaühe psüühika eripära, aga me kindlasti pöörame tähelepanu mingisugustele asjadele rohkem ja teistele vähe ja samas inimene meie kõrval võib täpselt vastupidist asja kogeda. Ehk et alla suruda neid asju, mida meie võimendasime ja vastupidi. Ühtlasi me tõlgendame kogetut alati läbi oma varasemate kogemuste, oma teadmiste, oma hoiakute, oma hetke enesetunde. Kui keegi vaatab mulle otsa, aga ei ütle tere, siis kui mul on hea tuju näiteks või varasem kogemus, et ikka juhtub, siis ma tõenäoliselt tõlgendan seda olukorda, kui et ta oli oma mõtetes ei pannud tähele. Kui ma ka tunnen, et minu suhtes võidakse olla vaenulik, ma olen seda varasemalt kogenud või ma olengi ise pahas tujus, siis ma võin tajuda seda kui meelega tehtud teadlikku enda ignoreerimist näiteks. Ja omakorda veel üks oluline detail, mida mälestustest rääkides on see, et iga kord, kui me mõnda oma mälestust taasesitame, ükskõik kas me siis räägime sellest või me mõtleme seda oma pead läbi, siis see taasesitus muutub. Taaskord me kinnitame mingisuguseid detaile oma mälus, mida me oleme sinna ise ette kujutanud.
me rõhutame neid asju, mida me oleme võimendanud ja me surume omakorda veel alla neid asju, millele me pole siis tähelepanu pööranud või mida me tahamegi välja jätta oma mälupildist. Ehk iga taasesitamine muudab mälupilti ja mälujälge. Nii et mul ei ole ühtegi head mõtet või sellist kindlat sõnumit, et kuidas täpselt rollimängu mängimine psüühiliselt või psühholoogiliselt inimesele mõjub. Lõpuks on absoluutselt iga kogemus individuaalne, sellepärast et me kõik oleme inimestena nii erinevad. Küll aga on hea teada mingisuguseid üldisi põhitõdesid, mis siis ajus ja psüühikas toimub, eriti mängimise käigus, jälgida iseennast ja teisi ning lähtuda kõigi siis vastavatest vajadustest. Ja lõpuks suhtlemine, rääkimine sellest, mida ma tunnen, kogen ja vajan, on alati kõige võti. Aitäh minu poolt. Aitäh sulle. Ja lähme edasi. Lea räägib siis natuke põhjalikumalt sellest meile, kuidas teha mängujärgset arutelu läbi viia. Palun sinu kord. Ja, tere kõigile. Mina siis olen Lea. Olen ka mitmel eelneval rääkinud ja olen siis rollimängudega kokku puutunud rohkem sihukese praktikuna, et teinud mänge noorte ja lastega juba mõned aastad ja ise mänginud ka üle 15 aasta. Ja ma arvan, et see on hea jätk sellele kõigele, mis Helina rääkis ja kas ma just põhjalikumalt räägin, aga võib-olla siis selliste konkreetsetest meetoditest ja just õpilarbi võtmes. Kõigepealt, mis see siis on üldse see järelbrief või inglise keeles debrief? Selle mõte on siis selles, et kui mäng on lõppenud, siis on väga-väga palju emotsioone on õhus, endiselt on tegelane väga lähedal nendele õpilastele või osalejatele ja selleks oleks vaja sellist struktureeritud protsessi, et tulla välja sellest tegelasest ja oma mängukogemust kuidagi mõtestada, seedida, struktureerida. Ja mis on need etapid vahetult pärast mängu? Kõigepealt tegelasest väljumine, siis selliste esmaste emotsioonide maandamine, siis mängukogemuse põhjalikum seedimine. Need sammud on samad ka tavalisel meelelahutuslikul larbil, aga siis edasi mänguanalüüs ja seostamine, need on siis need sammud, mis tuleks teha õpilarbis. Tavaliselt meelelahutuslikus larbis väga sügavalt sellesse, et kuidas selle larbi teemad seostuvad päris maailma teemadega või mis me sellest õppisime. Tavaliselt väga sügavalt sellesse ei minda, aga vahel siiski. Ning samuti siis mõne möödudes võib olla vajalik endiselt, võib-olla mõni emotsioon on endiselt väga tugevalt kaasas osalejaga, et siis endiselt seda toetust ja mõistmist pakkuda. Ja kui on jätkuv teema, siis loomulikult seda teemat uuesti seostada ja meenutada. Kõigepealt siis tegelasest väljumisest. Pildid on kõik üsna ühte auku, sest sellised järeltegevused ja debrief ja refleksioon, et tavaliselt on inimesed lihtsalt mingites gruppides ja räägivad või arutavad midagi. Aga kõigepealt siis jah, see, et kuidas jätta maha siis tegelane, et sellest väga hästi juba paari sõnaga ka räägiti, miks on see vajalik. Kuna just siis mingi ajaperiood on olnud sihuke tegelane või roll sellele osalejale väga lähedane, siis selleks, et ta saaks astuda temast eemale ja jälle mõelda enda mõtetele, enda emotsioonidele ja samuti analüüsida seda tegelast ja ka nende siis jah, tegelase ja mängi omavahelist suhet, et siis on vajalik see selline tegelase mahajätmine. Loomulikult see ei toimu tavaliselt päris niimoodi ühe harjutusega või koheselt ja see ei ole ka võib-olla alati soovitud, et näiteks kui ongi läbi selle tegelase mängimise saavutatud mingisugune
mõistmine sellest, milliseks tahaks ise muutuda või mis isiksuse omadusi endas arendada, siis see võib olla väga positiivne, et jälle mõelda sellele tegelasele näiteks mingil raskel momendil võib ta anda jõudu, et teha midagi, mida see tegelane julgeks, aga ise ei julgeks. Meetodeid siis, kuidas tegelasest väljuda. Üks kõige lihtsamaid, teha üks ring, kus öeldakse, et olin ja siis tegelase nimi ja nüüd olen mina ise. Et siis jälle nii-öelda võtta oma identiteet tagasi. Siis ka võib proovida seda, et kui rääkidagi tegelase seiklustest, siis viidata talle kui kolmandas isikus, et tema tegi seda ja tema ütles seda, mitte mina. Siis nimesildi või tegelasele mingi olulise eseme, niisugune sümboolne äraandmine, kas ringi keskele panemine, mis ilmselt siin fotol toimub, või siis ka kuhugi mingile spetsiaalsele kohale või kasti või midagi sellist, et ka teha niisugune väikene samm, millega öelda head aega sellele tegelasele. Siis üks, mida veel kasutatakse, on kirjeldada mõnda omadust, mida tahaks tegelasest kaasa võtta või vastupidi midagi, mida tahaks maha jätta. Või siis ka midagi, milline tegelane oli, aga sina ei ole või vastupidi. Pikem harjutus ja individuaalsem võib-olla pigem ei sobi selliseks esimeseks harjutuseks, on kirjutada kiri tegelasele, mis võimaldab juba sellist sügavamat mõtlemist ja võib-olla on sobilik siis, kui oli väga selline emotsionaalne ja sügavam side selle tegelasega, võib-olla kui on tegelast mängitud mitu mängu ja on näiteks viimane mäng selles seerias. Ja samuti võivad olla füüsilised harjutused head selleks, et nii-öelda oma keha kuidagi tagasi nõuda, eriti kui kuidagi tegelane on hõlmanud seda, et sa liigud ka kuidagi teistmoodi. Kindlasti ei ole oluline, et kõiki neid meetodeid kasutada, et tehagi vastavalt mängule ja vastavalt grupile valikud, et kui on kergem ja lühem mäng, siis kindlasti piisab kergematest harjutustest ja kui on rohkem vaja just öeldagi head aega sellele tegelasele ja teha seda eristust, et siis sellised pikemad ja põhjalikumad harjutused. Samuti ei pruugi üks harjutus sobida kõigile, et siis võib-olla sellised 2-3, et siis on suurem lootus, et keegi leiab enda jaoks midagi. Kui ma teen selliseid ühetunniseid mänge, siis sellise nimesildi sümboolse äraandmise näiteks ma alati teen kindlasti, sest see ei nõua väga palju ja see ikkagi paneb punkti sellele, et enam ma seda tegelast nüüd ei mängi. Siis järgmise emotsioonide maandamine. Et tavalises ilmselt meelelahutuslikus mängus väga sellele niimoodi spetsiaalselt ei mõelda, et me nüüd seda teeme, aga koos laste ja õpilastega eriti on neil ilmselt alguses sellised esmased emotsioonid nii laes, et väga raske on nendega rääkida millestki põhjalikumalt või millestki sisulisest, kui nad on endiselt nii täis neid emotsioone ja tahaksid ainult rääkida sellest, mida nad kogesid ja mis nende tegelane tegi ja kui tore neil oli. Siis näiteks selleks samuti selline lihtne harjutus, kui on ringis grupp. Siin jälle muidugi ka selle eelmisel slaidil olnud harjutusega, et kindlasti tasub arvestada grupi suurust, et võib-olla kui on näiteks 30 õpilast, siis võimalusel teha seda 2 grupis. Öelda siis ringis ühe lausega oma hetke emotsioon või kuidas oli mängukogemus. Et see on just selleks hea, et siis saab igaüks midagi öelda ja korraks ka kõik teised kuulda, et milline oli selle inimese mängukogemus. Kuna muidu võib tekkida olukord, kus paar sellist aktiivset või siis kellel oli niisugusem huvitavam mäng või tugevama emotsiooniga mäng domineerivad ja ainult nemad räägivad oma lugusid. Võib ka siinkohal julgustada, et kui ei olnud nii huvitav või oli negatiivne emotsioon, et ka seda võib öelda, et ei pea, et võtta maha seda survet, et peab olema, et mul oli väga tore.
siis selleks, et saaks juba pikemalt rääkidagi oma siukseid elavamaid emotsioone välja, siis on seda kindlasti parem teha väiksemates gruppides ja näiteks mõned näidisküsimused, mida nad võiksid arutada, et mis oli nende kõige siukse ägedam moment või meeldejääv moment ja rääkida mõndadest huvitavatest asjadest, mis nemad ise mängus siis kogesid või algatasid ja mida nad nägid, et teised tegid. Nagu ma ütlesin, et siis võib ka kindlasti siukseid negatiivseid emotsioone arutada, aga kuna ka ikkagi seda on mõned uurimused näidanud, et kui väga pikalt jälle keskenduda sellele negatiivsele ja seda rääkida ja kinnistada ja siis ka võibki seda, mis päriselt juhtus, nagu omakorda negatiivseks värvida. Nii et siis mitte väga palju sellele keskenduda ja ikkagi tagasi tuua jälle, mis nagu ka õnnestus või hästi läks, et kui just ei olnudki täiesti 100% läbikukkumine mõne õpilase jaoks see mäng. Mis ikkagi ses suhtes ei tohiks juhtuda, et siis peaks juba läbi viia seda mängu ajal märkama. Nii, siis järgmise sellise sammuna, kui ongi juba võimalik teha põhjalikumaid arutelusid ilma, et keegi vahele segaks sellega, et kuidas tema tegelane ikka mängus tegi midagi suurepärast, siis saabki hakata rääkima sügavamalt mängukogemust. Siin on jälle, olen välja toonud selle kirjakirjutamise harjutuse, kus ongi võimalik siis sügavamalt analüüsida, mida mängus kogeti ja võib-olla ka õpiti, mis oli uus. Kuna osad vajavad ka pärast mängu sellist omaette olemise aega, siis olen toonud välja ka mõned üksi tehtavad harjutused, mis võimaldavad sellist lasta nendel emotsioonidel siis settida ja tulla sellistel teise laine mõtetel ja sügavamatel mõtetel, näiteks ometi jalutamine, muusika kuulamine, joonistamine või värvimine. Siin muidugi on jälle see küsimus, et kas see on võimalik, et võib-olla kui on tegemist õpilaste grupiga, et siis võib-olla ei ole võimalik lasta mõnda õpilast kuhugi ometi jalutama, aga kui see on võimalik, et siis võib seda kasutada. Näiteks sellistes täiskasvanutega meelelahutuslikes mängudes on võimalik ja kasutatakse seda, et tehakse mängu lõpus korraga erinevat sorti debriefe, et ühes ruumis sa saadki arutada, rääkida oma lugusid, teises lihtsalt sotsialiseeruda, kolmandas saabki teha selliseid vaikseid tegevusi, muusikat kuulata, kirjutada, joonistada. Ja siis loomulikult kõige ilmselgem mängukogemuse analüüsimine oleks väikses grupis põhjalikumate küsimuste arutamine. Näiteks, mida nad õppisid, mis oli uus ja üllatav, mis oleks võinud mängus teisiti olla. Kui oli siis midagi keerukamat, siis selle sügavam lahkamine, aga jällegi mitte liiga kaugele sellega siis minna. Ja ka mingite kindlate situatsioonide arutamine, kus ka õpetaja saab siis suunata, kui tema märkas mingeid selliseid pöördelisi momente. Siin on läbiviija ülesanne olla aktsepteeriv, kuulata, mitte liigselt vahel segada, mitte kindlasti öelda, mida päriselt oleks pidanud mõtlema või tundma, vaid lastagi siis osalejatel just enda sellist reflektsiooniprotsessi läbi. Siis selleks, et seostada seda mängu õpitava teemaga, mis on siis just õpilarbi teema, et tavalises mängus seda ilmselt ei tehtaks, oleks hea selline vahesamm, kus minnakse tagasi selle juurde, et mängu vaadata uuesti sellise natuke neutraalsema pildiga, et vaadata seda üldpilti. Ja selleks on hea püüdagi siis saada õpilased kirjeldama niimoodi objektiivsemalt, neutraalsemalt, et mis mängus juhtus, mida nad märkasid, mida tegi üks grupp või üks tegelane või teine grupp, kuidas reageeriti, mis sai edasi. Aga just, et nad lihtsalt kirjeldaksid, et nad just mõtleksid lihtsalt
tagasi sellele, mis mängus toimus ja mitte enam nii palju sellele oma loole, mis selles eelmises etapis ilmselt on nad oma peas juba mingisuguse narratiivi loonud. Ning siis ka hakata seostama, et kuidas neile tundus, et kas see tundus realistlik, kas selline asi võiks ka päriselus juhtuda. Võib-olla ka muidugi täiesti fantastiline teema sellel mängul, aga võib-olla, et kuidas olid kas need reaktsioonid või siis kas nad näevad mingit paralleele, et võib-olla kui oligi seal mingisugune kurjade jõudude ja heade jõudu võitlus, et mis paralleele nad oskaksid tuua päriselus. Ning ka see, et kuidas oleks lugu veel saanud lõppeda. Aga siin siis samamoodi ka läbiviija peaks jääma üsna neutraalseks, et mitte jälle kritiseerima ja mitte ütlema, et kuidas siis päriselt oli. Muidugi, kui on kindla teemaga mäng ja on oluline, et nad midagi õpiksid konkreetselt õigesti, siis võib niimoodi õrnalt ikkagi tuua tagasi selle juurde, et kuidas siis näiteks ajalooliselt päriselt oli. Küll aga LARP ei olegi kõige parem viis selleks, et mingid konkreetseid faktiteadmisi anda, vaid pigem siis näiteks, kui ongi ajalooline mäng, siis seda ajalootunnetust üldiselt ja just tekitada emotsionaalset siit. Ja just see emotsionaalne side ongi siis see hea sild, mis annab neile selle uudishimu ja motivatsiooni selle teema kohta rohkem õppida. Õpilarbis võimalik, et ka juba enne on neile antud mingid eelteadmised, siis on see mängusituatsioon, mis annab neile motivatsiooni, seda emotsionaalset sidet ja võib-olla ka mingit arusaama kontekstist ja sotsiaalsetest suhetest. Ja pärast mängu siis on võimalik uuesti seostada kas mingite järgmiste sammudega või jälle tagasi viidata selle esimese teema juurde. Ja siin on juba meetodite valik muidugi lõputu, et kuna juba läheb sellise traditsioonilisema õppimise poole, et kas erinevad varem ettevalmistatud töölehed või paaristööd või loomingulised ülesanded, kus siis ongi juba võimalik lihtsalt järk-järgult mängukogemuse seostada näiteks pärismaailma teemadega või järgmise peatükiga või olenevalt, kuidas on siis mõeldud jätkuma. Näiteks kui mäng oli Prantsuse revolutsioonist, siis neil võib olla seal erinevaid ülesandeid, näiteks LARBis olnud tegelased seostada ajalooliste tegelastega või ise midagi seal joonistada ja kirjutada ajaloolises kontekstis, et siis on juba suht lõputu valik. Muidugi, kuna mäng ise võib olla üsna selline energiat nõudev protsess ja emotsionaalne protsess, siis väga võimalik, et kõiki neid samme kohe samal päeval näiteks ei jõuagi. Kindlasti tegelasest väljumise ja sellise esialgse emotsioonide maandamise peaks tegema pärast igat mängu, aga näiteks kõik see mängule tagasiviitamine ja seostamine, see võib jääda ka näiteks järgmisesse tundi või siis, kui on näiteks tegemist mingi laagriga, et siis on hommikul on mäng ja õhtupoole, siis viidatakse tagasi sellele teemale. Et ka selline natukene aega settimiseks ja natuke aega nagu ajul puhata ja uusi seoseid luua on samuti hea. Ja mõne aja möödudes, mis võib olla siis näiteks nädal või kuu, võib siis meeles pidada, et mõni osaleja võib endiselt vajada toetust, kui neil oli näiteks väga tugev side selle tegelasega või mingid tugevad emotsioonid. Et tavaliselt selliste kergete mängudega ma arvan, et seda pigem ei juhtu, aga kui just on olnud väga tõsiste teemadega mäng või siis, kui on ka olnud üsna lihtne mäng, aga lihtsalt mõni mängija ongi näiteks läbi tegelase midagi väga sügavat enda kohta mõistnud või saanud sellise mingisuguse uue suuna oma elule. Siin on üks sihuke tavaline meetod see, et pärast mängu lepitakse kokku, et sul on üks selline järelbriefi toetaja, sõber, debrief buddy, kellega siis lepitakse kokku, et nädala pärast lihtsalt küsitakse, et hei, kuidas sul läheb ja kas sa tahad veel rääkida mängust. Ja
ja siis on see võimalus. Et kindlasti see ei tähenda, et õpetaja peaks kõigile oma õpilastele kirjutama, aga võib ka näiteks lihtsalt millalgi nädala pärast uuesti tuua jutuks, et siuke mäng meil oli ja mis te sellest veel mäletate ja kas keegi tahab sellest veel rääkida. Ja samuti, et siis oleks kasu sellest mängust, et siis kui on see esialgne seostamine on ilmselt üsna kohe pärast mängu, et kas samal päeval või järgmisel päeval või vähemalt järgmisel tunnil, kui on kooli kontekst, aga siis meenutamine jälle mingi nädala pärast või mingis järgmises peatükis nagu tagasiviitamine sellele kogemusele kindlasti aitab õppimisele kaasa, sest on saadud niisugune hea motivatsiooni ja emotsioonide ressurss, mida saab kindlasti rakendada ka teistes teemades. Ja see on minu poolt kõik. Suur aitäh sulle, Lea. Võime tänaseks meie eduka webinari lõpetada. Super, aitäh!